olud on siis mõlemad meeskonnad nagu selliseks kõhnade koosseisudega täna selle mängule saatnud. Aga tundub, et nad oleks nagu nädal aega sellega ainult tegelenud. Võidetakse pall ja Kivi saab minna ja Kivi läheb 1-1 ja lööb üle. Et koheris viisakas out. Tõepoolest, jah. Ja nüüd on Antonovil siin kastijoonel löögi kohta, aga oi, milline Ilin ka, kui vaadata nüüd Kuressaare mängijate ja nüüd Ojamaal on võimalus ja oi, Miller oli see, kes palju. Need on need asjad, mida ikkagi nagu vaadatakse ja mille üle siis mõeldakse, mida kontrollitakse. Et kunagi olid reeglid sellised muuseas, kusjuures ja tuleb Lutsu poolt väga ohtlik löök, aga Paide saab siit nurgalöögi ja väga terav. Ja tuleb ka ja jääb sinna meeste summa ja jääb vabaks ja Travalli lööb ja lööb üle. Sööt jällegi ja Vahermägi saab palli. Hakkab seal tegema 1-1 ja Senderdus tuleb ka sealt ja oi kui hästi ja no nüüd. Mul on praegu täpselt need samased olukorrad, kui kaotatakse pall ja ollakse paljude mängijatega üleval. Oi ja Nõmm saab veel siit ühe tõrjekirja. Et võib ka raami rünnata otse. Nüüd tulebki selline pall. Oi väga ilusasti ja Travalli saab seal ja nüüd lüüakse omale. Ja tundus, et oma värav või Travalli küll tähistab. Ta oli raami minemas tegelikult ja täpselt siis see, et ma ei tea, andsime konkreetse nõu selleks, et kuidas mängida ja kuidas väravat lüüa praegu täpselt siin. Aga kohtunik, keegi on nüüd saanud valusasti pihta seal ja Jekimov, kui ma ei eksi. Et kas ka temal üldse pole? Ja Jekimov paneb siit Senderduse ja no olid seal mehed olemas ka ja nüüd Jermatšenko saabki sinna palli, aga ei ole. Nüüd on löögi koht. Ja lööb ja pall jääb lahtiseks ka, võt. Ja mängib need pallid ikka teravalt sinna värava ette, et mis on praegu ikkagi väga ohtlikud. Ja nüüd tuleb isegi parem pall ja jääb see lahti ja Nõmm saab sealt tõrjekirja. Jekimov seal ja nüüd kukub pahasti ja William Lindste saa 1-1 seal läheb ja läheb tagumisest postist mööda. Mehi seal eespool võidavad ka palli tagasi. Ja nüüd saab jooksu minna sealt vahelt ja Kivil on võimalus. Ja kas on 1-1? Ja 1-1! Andero Kivi 85. minutil lööb 1-1 ja seda näitab ka väljakukohtunik. Kõik õige tundub. Ja seda asi, millest me jälle rääkisime, et täna on kuidagi see mäng olnud selline, et paari minutise nihkega meie jutuga. Et vahet ei ole, mis sa ütled, sealt see tuleb. Ja see oli ka selline, ma ütleks, õnnelik dribling. Aga ei, kohtunik määras lihtsalt vea. Ja ka lõpuvile, kui ma ei eksi. Ja FC Kuressaare võitleb välja täpselt see, millest juttu oli. FC Kuressaare kapten Märten Pajunurm. Täna 1-1 viik siit Kuressaare linnastaadionilt. Ole hea, võtta kõigepealt kokku see mäng pisut oma sõnadega. Raske mäng tugeva vastasega, kes seal mängib kõrgetele kohtadele, et pidasime oma mänguplaanis kinni, oli raske, et esimene poole ei suutnud seda tuult võib-olla nii hästi ära kasutada, et standardolukorrad olid, liiga palju võimalusi mitte, aga tähtis oli teisel poolel, et 1-0 seisust ei hakka liiga vara nagu nii-öelda paanitsema, et rahulikult ootama oma võimalused ära, võimalus tuli Kivile ära, lõpus oli isegi päris head kontrid, et läksime isegi 2-1 püüdma, et nagu meestel oli see võidunälg ja kaitse oli täna hea, et raske mäng, rasked ilmastikuolud, mõnus kodune tuul oli taga, et kõvasti võitlesime ja jääme täna punktiga rahule. Ma just tahtsin küsida, et kas täna on võidetud punkt või kaotatud 2? Ikkagi võidetud punkt, et muidugi lõpus võib-olla tahaks veel rohkem, aga väga palju blokke, head Nõmme tõrjed, et olime selles kaitses, pidime kõvasti pingutama ja ainult ühe värava lasime taha, et viimase 3 mänguga kaitse on tööle hakanud ja siis hakkavad punktid ka tulema, et läbi väga suure pingutuse see kõik tuleb, aga tuleb ikkagi punktiga rahul jääda, et sealt ülemise otsa satsidelt ei ole liiga palju punkte säästa saanud, aga nüüd hooaja lõpus proovime seda viga veel kiirelt parandada. Ja osad mehed puudu ka, et saan aru, vigastused kimbutavad ka, et mis on see asi, millele nüüd siin hooaja lõpus rõhuda, et ikkagi ei peaks neid ülemineku mänge mängima? No nüüd tulebki see meeskonna jõud välja, et tervitused siin ka Jekimovile, kes täna esimest korda platsil, et siin kõik Eesti staadionite pinkide review'd saanud ära teha ja nüüd õigel ajal oli valmis tänase võimaluse, et super debüüt alt, et uuel nädalal saame kooki ka, et selles mõttes on äge, aga nüüd tuleb meeskonna sügavus ja päris tugevus välja, et usume, et suudame edukalt lõpetada, et ei peaks seda hooaja liiga pikaks venitama, aga selleks tuleb väga kõvasti tööd teha.
Ja koondise paus ka nüüd tulemus, mis seal pausi ajal teete ja mis on need tegevused enne, kui siis viis viimast nii-öelda veel mängida jääb? Ravime kõigepealt vigased terveks, et siin paar venda jäid haigeks, paar venda said vigastada, et on lootust, et peale koondise pausi on mitmed tähtsad mehed tagasi, et eelkõige tegeleme sellega ja lihtsalt jätkame oma praeguste asjade tegemist, et viimased 6 aega on päris hästi paika saanud. Super, aitäh ja palju õnne veel!